see, et rada vastu ei võta, see oli nali, kes aru ei saanud, isegi blondi sai aru. Ammu pole mitte midagi teinud, pole olnud aega ega ka tegelikult motivatsiooni ega miskit. Siis ma mõtlesin, et ma nüüd korra ilmutan ennast või midagi ja räägin midagi. Davidil ja Kaidol on juba videod väljas, et sealt midagi nägite, kes koha peal ei käinud. Panen ka nende videote lingid alla või kuskile, siis saate neid vaadata, minge likeige. Ja siis mõtlesin, ma korra näitan 7-st, et mis siis talvel lõpuks tehtud sai. Ja siis korra, mis seal ka nädalavahetusel toimus, midagi siin avastasime. Aga Catchcani muudatusest ma kunagi ammu rääkisin. Siis Enrico tegi meile tagatiival uued kandurid. Nende pealt tuli kilo kaaluvõitu, enne oli alumiinium, nüüd on jälle karbuun, ühesõnaga kilo. Viilipaar karbonist sai kord tehtud, see läks jälle puruks esimese stardiga, ühesõnaga nagu Enrico kohe alguses ütles, et nende tükkide disain ei kõlba, et eks kunagi vaatame, mis kuidas mida. Sai ka viilipaar nii palju ümber tehtud, oleks lihtsam autot transportida, võtan selle ballonšiku eest ära. Kui muidu viilipaar kinnitub siia, siis siia sai lisakõrv tehtud, et saab lihtsalt polt välja võtta, ümber tõsta siia panna ja viilipaar on kohe kõrgem, et ei pea üles alla krudima, on hea lihtne treela peale sõita ja poldi kaotasime mutri ära. Nüüd on niisugune splint, et oleks hästi kiire lihtne, sest et vaene ja koi või mida iganes ma olen, siis neid päris quick-pinne ma ei raatsinud osta. Sealt põhiline häda quick-pinnidega on see, et ma leidsin need ainult tollmõõdus ja kuna see on kõik juba millimeetri mõõdus valmis tehtud, siis nii oli oluliselt kiirem lihtsam teha, sest polti leidsin riiulist, isegi need splindid olid mingil põhjusel olemas. Siis tagasillast rääkisin, see sai alt ära võetud, seda sai ka ümber keevitatud. Ketas on ilusti siniseks läinud, see on paha. Sellest ma räägin ka varsti, miks see ketas sinine oli. Aga siia sai mõned augud juurde tehtud. Siis Wishbone sai uus tehtud, sellega oli ka juba väike ongel ja Stabikas sai uus tehtud. Stabikas sai hetkel pandud kõige pehmemasse asendisse ja see ei toiminud, selle paneme jäigemaks tagasi, äkki läheb paremaks. Amordid said ka uued vedrud, kui enne oli 14 tolli pikad ja 110 LBS-i vedru, siis nüüd tuli 14 tolli pikad ja 150 LBS vedrud. Ja tundub, et on oluliselt parem, sest et need vanad vedrud olid ikka väga palju peale preloaditud, et see ei teinud head. Ketas on sellepärast sinine, et kas enne võistluse ajal läks tagumine pidurisilinder vist õhtale omadega ja siis see väga palju pidurdussurvet ei avaldanud, pigem rohkem kuumutas siin elu lihtsalt. Ühesõnaga sellega peab tegelema, tegelikult see sai juba uus toodud. 4 link sai ümber tõstetud ja hetkel tundub, et see suund, mis sai siis lingiga tehtud, oli õige. Wishbone tuli kergem, Stabikas tuli kergem, et jälle väike kaaluvõit, aga selle tüki juurde ma tulen varsti tagasi, kui me võistlusest räägime. Siis lähme korra toa poole. Siis siit need karterituulutustorud sai teraspressi asemel AN-ide peale pandud. Nende 2 vooliku pealt tuli ka peaaegu kilo kaaluvõitu. Ja ma ei kujuta ette, kas me siit näeme või mitte. Seal on näha akut. See aku on tänu Lauri Kuriksele akukeskusest tulnud üliväike, ülikerge. Nii et kui enne oli Red-Top aku ja nüüd on see väike äge aku, siis see aku kaalub 2 kilo ja selle pealt tuli aku vahetusega tuli 15 kilo kaaluvõitu. Ma proovin kuskilt siit poolt ka seda näidata. Ma isegi ei näe ka, kas te näete midagi. Ühesõnaga, seal kuskil on aku, me ei näe seda ja ma ei hakka istet ära võtma. Aku laadija ots sai ka siia ära toodud, et oleks lihtsam laadida. Ja lisaks siis Enrico tegi meile ka uue varjukangi ja sellega siit on nagu paremini näha. Selle disaini tegin ma ise valmis DXF-i näol
Enrico siis tootis selle valmis ja selle kangi pärast, kui oli ka nüüd võistlustel see väikene taga clipping pointi sõit, siis tegelikult ma lükkasin varju lahti, aga kuna enne oli kuskil siia kohta kinnitus tross ja nüüd ta kinnitab siia, et varju 0 asend saaks natuke parem olla, siis tegelikult oleks pidanud varju trossi tagant lühemaks lõikama ja see oli täpselt sentimeeter liiga pikk ja sellepärast ei avanenud vari, aga see sai kohe võistlustel korda tehtud ja nüüd on ka sellega hästi. Toas rohkem muutusi ei ole. Uksed said piiraja lõpuks endale. Mõlemal uksel on niisugune väike alumiiniumüünkarabiniga ja nüüd äkki uksed ei käi tagurpidi ja jäävad natuke rohkem kujusse kui eelmine aasta. Siis siit ettepoole mootor, sellest õnnetusest me räägime kohe varsti edasi. Radikas kolis ette, Sven käis mingi hetk, pani veepumba siia kohta paika, veevoolikut sai ümber tehtud. Kui ma korra kartsin, et veevoolikut peab pikemaks tegema, siis ei. Üks jäi samaks, need sai lühemaks tehtud ja üks alumine, mis siis lükkab vett mootorisse, see sai gramm pikemaks tehtud, ehk siis siia on vesi sisse kallatud, pump imeb radikast, lükkab plokki, see teeb oma tiirud ära ja siis tuleb 2 voolikuga siia tagasi. Tundub hetkel, et see radika ümbertõstmine ka aitas ja õigustas ennast, sest et hetkel nii palju kui oli, hoidis ilusti tempi ja kõik oli hästi. Siis Intar lõikas uue ventika koja, vent läks ka natuke suurem ja siis meil puhkusemees Kaido tegi selle koja siia ettepoole pikemaks minu palvel. See on siis sellepärast, et nüüd tule asemel on seal auk võrega, et see siis sealt suunaks õhu otsa siia radikasse ja siis natukene uus paisupakka. Ja siis mingi hetk Kaido värvis selle kõik ilusti ära, et ta läheks selle ülejäänud mootoriluga kokku. Lisaks siis natuke karbuuni veel, siit on näha hästi natukene, see on meatplate ja see on meatplate'i pealne plaat. See on 6 milli, see on 2 milli, see on nüüd ka karbonist tänu Enricole ja enne see oli alumiiniumist. Selle puhtalt plaadi pealt tuli 350 grammi kaaluvõitu ja need 2 kokku on siis 8 milli. See on siis, teeb põhitöö ära, see on rohkem, eks ta aitab ka jäikust anda, aga rohkem sellepärast, et hoorattas ja asi oleks siis mootorruumi poolt kaetud ja kui peaks mingisugune õnnetus juhtuma, siis ei saaks kapoti alt tuppa minu juurde külla tulla. Siin on nüüd suur tühi auk, siit on näha, et käiguesti liinid jooksevad sinna ette, tegelikult nüüd peaks käiguesti radika siia ette tooma, saaks liinid lühemaks, oleks kindlasti parem ja kaalujaotus ka võib-olla natuke parem. Ja visuaalselt kõige suurem muudatus on see karbon nina. Just nii, meil on karbonist nina. Võtta ma võtan selle pealt ära. Paneme selle nina alla korra. Ja näitan korra. Selline karbonnina. Seal olid tuled ees, kuna üks klaas lendas ära, sest mul olid nad tegelikult poolikud, sinna tuleb väiksed leedid sisse, siis nüüd tuleb sellega tegeleda, et saaks järgmiseks korraks need ette tagasi. See oli juba liimitud, selle panime kohe tagasi. Suunad on ka juba liimitud ja nina on siin niimoodi. Nina vorm oli meil siis olemas, see sai siis siin pika aja peale korda tehtud ja selle korda tegemise lõpuspurdiga aitas meeletult meid Roger Classic, see on siis üks butiik, kes siis saab ka teie autot siledaks ja ilusa mõnusa värvi alla. Aga ma arvan, et sellest ninast me teeme eraldi episoodi, sest et tegelikult seda sai kõike filmitud. Ja siis, kui see vorm oli korda tehtud, siis Enrico käis meil jälle külas. Terve pika päeva mässas, et saaks selle riide siia sisse, siis
tuli järgmine kord tagasi, siis sai ka vaik sisse tõmmatud, eks kõik need hädad ja jamad, mis sellega kaasnesid, kunagi üritaks siis osa kokku panna, siis saab seda kõike näidata ja rääkida, kuidas see täpselt välja kujunes. Nina sai paika, vana nina pealt tegin šablooni, et saaks need augud võimalikult viisakalt paika. Siia tuli natukene suur vahe, aga ei ole hullu ja võib-olla see vahe peakski siin olemas, kuna kapott avaneb niimoodi üles, siis ta muidu ei tuleks vist eemale. Seekord siia sai nüüd täitsa originaalneerud ette pandud. Meil natukene mustad, võre on taga ja siit ei näe läbi. Ühesõnaga, natuke on näha, seal taga on turbo. Kiire serrameeste pundist käis Tom siin, kes tegi 3D skänni, siis ninast siit poolt. See koht siin tahab kinni jääda. Aga Tom tegi skänni, pani selle skänni Enricole. Ma olen nii laisk, et siin on need skännimise junnid peal. Enrico siis selle 3D skänni mudeli põhjal tegi uue õhu sissevõttu ja see istub nii maasikalt siia turbo ette, et ilus kohe. Esisillaga siin olid enne teistsugused, sõna otsa mõttes hülsid olid siin vahel, nüüd sai siia niinimetatud High-Nisa spacerid. Sellega tegeleme tulevikus ja räägin täpselt tulevikus, miks see oli vajalik. Ja mootoriga tegelikult tahtsime avalaksul sõitma minna. Esialgu see lükkus edasi ja siis, kui avalaks pidi toimuma, siis vist nädal enne avalaksu tuli välja, et meie vana väntvõll ja vana mootoriblokk on täielik prügi. Ja et need lähevad rauahundile, nendest tehakse uued hundaid või mis iganes asjad. Ja siis ma natuke kassisin ja mõtlesin, et mis edasi saab ja siis sai Soomest Lammarist tellitud uus blokk ja väntvõll. Väntvõlle tuli esialgu 2 tükki, kellasin ja mõõtsin nad üle, üks oli sirge, teine oli kõver ja siis nüüd tuli alumiiniumblokk. Väntvõll käis siis GTR-is tasakaalus ja poleerimises, seal olid tegelikult pahandused, mitte GTR-i poolt, vaid väntvõlliga olid pahandused, aga siia mootorisse ta läks. Alumiiniumblokk ja kaanet käisid Windorfis, Windorf tegi oma imesid, sai kõik heaks, mootor sai kokku, mootor töötab, originaalkaanetihendid, vanad kepsud, kolvid, ma arvan, et selle mootori kohta on mul ka mingisugust materjali, et äkki ma sellest teen ka tulevikus mingisuguse eraldi video, kui teid huvitab ja te tahate vaadata. Siis praegult on vist 1,9 barri boost'i näinud juba ja hetkel tundub, et püsis koos. Siis talviste muudatustega, Tanel Kodusaarel teritused. Tanel ütles ka, et sellel autol on vaja liistusi, just need kroomliistud. Siis Reiks tõi kuskilt ühe siukse liistu, panime selle külge, aga mulle ei meeldi kroomliist. Siis selle kere endiselt omanikult saime tegelikult Shadowline liistud, mis vist ongi selle sama kere pealt. Ja siis siia poole sai pandud Shadowline liist, sest see mulle meeldib palju rohkem. Aga just, kuna Kodusaar ja tegelikult isegi meie Simdain ütlesid ka, et kroomliistuga näeb see asi nii palju parem välja, siis nende rõõmuks sai siia kroomliistud pandud ja ma loodan, et nad on nüüd rahul. Võistlusnumber muutus ka, klass muutus, Outlaw'st sai ju Pro Street, 7.5 asemel on indeks 7.6, siis see on seal peal. Ja auto läks kergemaks, auto läks mõnusalt kergemaks. Kui eelmine aasta oli võistluskaal 1120 kilo, siis see aasta on võistluskaal 1160. Nüüd ma 1220 kilo oli võistluskaal eelmine aasta, vabandust, ja see aasta on 1160 kilo võistluskaal. Ehk siis, kui eelmine aasta auto ilma minuta vedelikega kaalus 1164 kilo, siis see aasta ta on koos minuga 1160 kilo. Ja see aasta ilma minuta on ta siis 1177 kilo, ehk alla 1100 kilo, kahekohaline plekk-katuse plekk-ustega karakas. Mulle see karakas meeldib.
Siis lähme nüüd sinna võistluse juurde. Esimene võistlus jäi meil täitsa koeralaip. Ta leiab alati kõige paremad kohad, kus ees magada. Jah, sina. Ühesõnaga, siis esimesele võistlusele me ei jõudnud, sest meil ei olnud mootorit. Ja teisele võistlusele, enne teist võistlust sai auto kokku, sai käima. Ja kuna mul olid laupäevaks nii palju kohustusi ees, siis laupäeval me võistlema ei saanud ja siis läksime pühapäeval võistlema. Hommikul 8, enne 8 olime lennuväljal kohal, panime boksi püsti. Punkt kell 8 olime tehnilise järjekorras. Seal unised näod vaatasid mind ja ei tahtnud muuga tegeleda. Okei, nad ei tahtnud muuga tegeleda. Loomulikult nad tahtsid muuga tegeleda, aga nad tegid nalja, et nad ei taha. Ja siis käisin registreerimise ära ja siis tegime tehnilise ära. Ja siis sai 4 tõmmet sõita, 1 ring kvalli ja 2 demosõitu ja finaal. Klassis olin üksinda, Peeker anti mulle ka, kes ütles, et esikoht, kes ütles, et auto ehitamise eest, kes ütles, et sellest, et ma elus olen. Ühesõnaga, tore mälestus. Aga siis kõik see talvised muudatused, just see tagasilla ümber tegemine ja mingite asjade ümber arutamine, tundub, et see on nagu vilja kandnud, sest et ega kuna me ei teadnud, mis see meie lammari tükkidest mootor siin mõtleb endast ja palju ta üldse nagu meiega on nõus mängima, siis pigem olime turborõhuga nagu väga tagasihoidlikud. Läksime esimesse starti ja põmbaugust 60 jalgu 1,22, mis on selle mõttes hea, et eelmine aasta me pidime ikka väga palju vaeva nägema, et sinna 1,2 üldse jõuda. Ja ülejäänud sõidu, selle mõttes, et ega siis ka ta läks shake'i, sest et eelmist aastast olid mingid korrektsioonid asjad peal, need võtsime maha, läksime järgmisse sõitu ja siis oli ka juba edasi mingid hädad. Selle mõttes, sellega ma olen rahul, et stardid olid kõik ilusad ja mis näitas, et minul on ka väga mugav siin autos olla, on see, et viimasel 2 sõidul ma sain reaktsiooniks 0,06 ja 0,04, mis see on niisugune indikaator, mis näitab, et mul on nagu tõesti mugav olla. Siis sai jah, väikene drift happens seal taga lõpus tehtud ajaga 9,8 külg ees sellest finishist üle ja vist taga otsaga lennutasin väikse koonuse ära. Siin isegi tupsu avastas, et see on koonus ja see on koonus, aga see on jah, las ta olla. Et jah, muud timeslipid siin midagi ilusat ei ole, 60 jalg oli hea ja isegi selles samas sõidus olematu hooga ehk juba läbi tire shake'i ja pedaalimise sai 5-9 korra isegi 200 meetrit. Et paberi peal mitte midagi ilusat ei ole, aga mina ise olen väga rahul, sest et suund on õige. Siis sai esmaspäeval hakatud autolooldust tegema, sai õli välja lastud, siin on terve suur vanni täis ja siin on veel üks väike vanni täis, siis see on siit õlipaagist, see on karterist ja seal on veel käigukast, see haiseb, see on vastikult haiseb. Siin on näha, kui palju ilusasti on siin seda metanooli ja vett sees. See õli ei tohiks siuke välja näha, aga jah, las ta siis olla. Ja siis kuna viilibarile, Kaido tuli ka siis, viilibaril hakkasime neid kõrvu külge tegema ja siis märsku avastasin, et viilibar liigub nagu paremal vasakule. Aga kui nagu te vaatate seda viilibari alumist ehitust, siin on ju risti asjad sees ja ta on nagu jäigalt kinni, siis nagu viilibar ei saa paremal vasakul liikuda. Tuli välja, et hoopis kogu sillatala liigub paremal vasakule. Ja mis siis välja tuli, oli see, et see uus wishbone, mis ma tegin, kunagi mingis videos näitasin ka, nüüd läks pimedaks, siis selles torus siin otsas on teflon buksid. Siit eest otsas see teflon buks oli välja jooksnud. Ehk see toru logises siin sees ja see andis nagu väga kõvasti tunda selle silla liikumisele. Plus mingil põhjusel siin unipooliga oli ka mingisugune häda, et kuidas see oli juhtunud, ma ei saa aru, aga siin oli mingi väga-väga huvitav lokk sees. Kaido võttis kõik küljest ära, tegi niimoodi, et need teflon buksid ei tulesid enam välja. Siit puhastasime kõik ära, keerasime kontra veel teistpidi, keerasime nii toore jõuga kinni, kui sai. Üks asi, mis tuli tagant järgi meelde, olin pea ära, et
ülekanne sai vahetatud. Kui eelmine aasta me sõitsime 3,7 ülekandega, siis viimaseks võistluseks laenasime Ivo käest 4.11 ülekannet, siis nüüdseks on siin 3.89 ülekanne sees, millest tuleb Veljo Einbergile suured tänud öelda, sest tema käest see ülekanne tuli ja Andresele suur aitäh öelda, sest et tema selle siia sisse pani. Eks vist juba kõik teavad, et tänu nendel meestele on päris palju asju sellel auto juures toimunud ja paremuse poole läinud. Nüüd tuleb tagasillaga veel natukene reguleerimismänge mängida. Jah, kõik, kes te vaatate, et miks nüüd sillakaik on nii imelikult asendis on, siis see on sellepärast, et sild on rippus. Siis nüüd tuleb natukene regullida, siin asjadega mängida ja siis saab juba varsti jälle proovima minna. Siis veel siuke huvitav asi, et see pidurisilindriga juhtus mingisugune kasjak, et kui ma pidurit vajutan, siis te näete, kui palju see on siis tagapidur, see on esipidur ja kui ma pidurit vajutan, kui palju rohkem tagapidur ennast sisse vajutab ja siin on see balansbarr ja see on täiesti siia otsa reguleeritud, et oleks võimalikult et see üldse see rakenduks, sest see läheb nii lihtsasti sisse ja mingi hetk siit manseti vahelt, siit on isegi natukene, siit ei ole näha, aga siit viskas natukene õli välja mingil hetkel, et täna linnas sai tiir tehtud ja tükke toodud, siis peale selle veel talvega oli täiesti lambist 2 ANC-liidest ära minestanud niimoodi, et siit see 180 kraadi on 10 lihtsalt siit tagant vahelt, siit poolt lihtsalt pritsis ja siis vist oli see siit ka samamoodi siit peale kübarat lihtsalt pritsis ja siis siin käib muidu veeandur, mis siis mõõdab temperatuuri ja rõhku, see hakkas lihtsalt pistiku seest välja lekkima. See on nende esimese otsa Boschi multiandurite viga, sai täna raketibaasis käidud, võetud siia uus ja üks varuks ka, sest õlirõhuandur on samaaegne, parem karta kui kahetseda. Lisaks veel hakkas nöökima see andur sealt, see mõõdab siis turbiini väljundrõhku, et päeva alguses see näitas aiateibaid ja päeva lõpuks see minestas täitsa ära. Siis ma käisin ees reisingus ja sain sealt uue anduri. Siit on nüüd näha, siin on silindrid, siin on need Boschi andurid ja siin on see rõhuandur. Selle ma lõikan õigesse pikkusse, panen uue pistiku. Siin on ühed hüdrasilindrid, millega hakkame varsti mingeid asju tegema. Siin on see tulede surnuaed. Selle tule eest aitäh Andres Miller, tõi meile, et saaks siin asjad korda teha. Aga selline see seis on, ega ma hetkel muudes ka öelda, aga tegelikult unustasin selle ära, et 3. lambda tuleb juurde, kui muidu meil on 2 lambdat enne turbot mõlema poole kollektorites, siis nüüd tuleb 3. lambda juurde, mis on siis peale turbot, sest neil asjadel on back pressure korrektsioon ja sellega on hea seda kontrollida ja kui peaks olema nende lambdadega mingi fail, on hea nagu selle peale minna. See tuli raketibaasist, jällegist CAN moodul, lambda moodul, see on siit ära vahendatud, veetud, nüüd on vaja lõpuni külge panna. Siis lisaks sai talvel käigukasti jahutile uus raam tehtud, lõppkokkuvõttes jahuti jäi sama, 2 radikat, siit on venti näha, vendikoda, siin on väike avavus ka pumbale, mis jahutab ja aku all, enne oli ta eraldi raamiga, mida oli ebameeldivam transportidest, oli pool ümmarguse kujuga. See tuli nüüd kandiline käepidemega, ratastega, aku on ka all, see aku tuli samamoodi akukeskusest tänu Lauri Kuriksile. Siin on need kastijahutus otsad ja siin on ka kohe siis voolu ots küljes, et kui on vaja lisavoolu, või kui tahame peale tõmmeta autot boksis jahutada, et kuna see uus aku on oluliselt väiksem, et siis seda mitte raisata, siis saab siit panna plõks aku järgi ja saab rahulikult süüdet sees hoida, et veepump ja kõik vendid käivad ringi ja saab rahulikult jahutada.
ja kolmas asi, mis jäi veel rääkimata, on see, et viimane sõit, mis ma siin naljatasin, et rada ei võtnud vastu, oli tegelikult see mure, et kuna katsetasime erinevaid seadeid ja asju, siis katsetasime seda, et viilipari veel madalamale panna, aga viimaseks sõiduks sai viilipar liiga alla, et stardihetk tegelikult oli ilus, murdosa sekund peale seda käis viilipar vastu maad. Kui viilipar käib järsult liiga kiiresti vastu maad, siis ta tegelikult viskab auto uuesti üles, tõmbab silla ja rattad kergeks ja läkski ringi. Et nii lihtne see oligi. Kui te tahate näha, kuidas see mootor kokku sai ja mingid asjad, siis karjuge kommentaariumis, et äkki on mingit motivatsioon jälle tegeleda ja ninast tahaks ka mingisuguse liikuva kino teile kokku panna, et kuidas see asi valmis umbes täpselt, sest sellest sai nagu mingit materjali isegi täitsa päriselt tehtud. Aga siuke ta meil on. Siis hetkel täname ja eks juba järgmine kord vaatame edasi. Tšau, paka!